ütlen sulle boonusena tasuta ai tööriistasid, millega sa saad siis valmis pilte töödelda. Ehk siis nagunii, kui sa seal genereerisid pilte, sul vahepeal juhtus nii, et on väga hea pilt, aga seal on mingid imelikud vead sees. Tahaks need ära parandada, muidu ei tahaks kasutada. No siuksed vead, et keegi vaatab otsa paru, ahah, tehisintellekti pilt. Esimene tööriist, mida ma näitan, vast kõige kasulikum. Sellega me saame eemaldada piltidelt asju, mida me ei taha näha. Mingid objektid, vead, inimesed, tekst, mida iganes. Et ta sulatab pildid nagu ümbrusega. Mis mul siin on midagi, kas mul on midagi? Vaat seda näiteks. Tõstame ta siia. Siin jälle loeb see formaat, VP. Seda ta ei taha võtta. Konverteerime ümber jälle. See on see, ta oli väga tüütu asi. Ma ei tea, miks nad seda tegid. Sest enamus erinevad saidid ei toeta VP formaati. Tuleme tagasi siia. No, kaua sa loed? Kõik väga. Ja nüüd, siin pildil mind häirivad need jooned siin, jah? Lähme ära siis. Nüüd saad selekteerime ta, et ta läheks üle. Täidaks ilusti. Kõik jääb siia sisse. Ma võtan selle ka ära. Nii. Ja nüüd. Nii. Nüüd loeme ta alla. Ja palun, meil on nüüd parandatud pilt. Me ei pea seda liita raiskama. Saame ka siin kohe ilusti mingid vead parandada. No teeme veel ühega neid mingi pildiga. Inimese siit ära kustutada praegu. Ehk õnnetus juhtunud, aga kustan siis teda niimoodi. Sellise põhjus. Oh, väga hea, väga hästi tegi. Näed sa, kustutas ära. Niimoodi kustutada. Ja mida ma tahaks veel kustutada? Teksti võime ka jätta. Muud siia kirjutada. Tegelikult see tekst siin on, see ei ole ise kirjutatud, see Tralli andis mulle niimoodi väga hästi. Et sa võtsi ära. Ja me saame nüüd temal ka siin midagi sättida. Näiteks võtaks ta on kõrvarõngad ära. Vaatame, mis ta teeb sellega. Väga hästi. Aga tal oli nagunii mingi kahtlane kõrv siin. Ma ei näe seda kursorit. Me saame siit noolega tagasi võtta, läheb sassi. Saab selle kõrvaga kord teha siin. Ei saa. Okei. Seda kõrva peame siis seal teise programmiga tegema korda. Näiteks käevõrusid ära võtta. Siit ka, mis ta siin on. Oi. No näed sa. Igatahes, point on see, kui saame selle tööriistaga eemaldada asju. Aga nii imelikud tatuveeringud siin peal. Seda sulatub veel hullemaks. Okei, see on väga kasulik tööriist. Siin on veel üks alternatiiv. Sellega on see probleem, et ta nagu võtab kvaliteeti vähemaks. Aga sellega, ta hakkab ise kustutama. See ei pea kuskile vajutama. Eks see sõrmus siin. Okei. Kui sa lased hiirega lahti korraks, siis ta juba automaatselt ise kustutab. Kõrvanalja hakkaks. Näitan valgustust. Me võtame mingit huvitavat pilti, näiteks see siin. Siin on mõned juba nagu valmis mallid antud, kui sa ei oska ise panna, saad kohe siit proovida. Näed, seda annab siukesi huvitavaid värve. Ja sa saad neid siin liigutada ka. Sul rohkem valgust vaja on. Saad siin värvi ka muuta.
kustutada. No ikka päris põnevaid asju saab teha. Sõltuvalt, mis meeleolu sa tahad anda. Vaatame seda. See annab niisama valgust. Laidud 1. Saame neid ära kustutada. Kustutame kõik ära, vaatame. Teeme otsast peale kõik. Nii. Nüüd on see üldine valgus siis. Midagi külma. Nüüd hakkame lisama valgust. Siia kuskile. Selle võimsust reguleerida. Selle kaugust. Näed sa, see nagu, ta on nagu ruumiline. Ta ei lähe. Kus sul on vaja rohkem fookust anda. Raadiust. Saab väri muuta. Saame teise ka veel panna kuskile siia. Aga jah, kui sa ise ei oska siin möllata, siis võta mingi valmis tehtud ja lihtsalt hakka neid nihutama kogu aja. Üks väga oluline tööriist, mis nagu muudab sinu pilti põhimõtteliselt 50% paremaks, kui ta enne oli. Eriti Dalis. Ma ostan kohe oma lemmikuga, mis on Leonardo. Aga siin on limiit, siin on nagu 150 krediiti ja iga päev tuleb 150 siis. Ja iga see upscaler, mida me teeme, maksab 30. Nii et kui siin saab otsa, siis peab kuskile mujal minema, aga ma näitan enne siit, et kui sul on hästi vähe pilte, millega sa tegeled, siis eriti vahet pole ju. Ma näitan nüüd, kui võimas see on, mida ta teeb. Võtame näiteks selle sama siin. Me näeme, et on niisugune väga plastik on ja väga ebanaturaalne. Teeme ta nüüd inimlikuks. Anname talle naha tekstuuri. See teebki nüüd seda, et sa siin esiteks sa valid siin, millega sa tegu, et see on mingi tavalise pildiga, mingi illustratsiooniga, kunstiga, tahab mingi dünaamilist filmilikku või mingi mängumaterjal, aga meil on niisugune tavaline pilt, peaks olema niisugune üldine, ja siin sa annad nüüd seda võimsust, kui loominguline pilt sul peaks tulema, et mida rohkem sa annad, seda rohkem ta hakkab mõtlema mingi detaili siia juurde, mida me inimesega ei taha teha, sest ta väga õudselt muudab tema nahatooni kõik, et ta võtti ta nagu 30 aastat vanemaks teha. Inimese puhul on tavaliselt mingi 3. Ja siis see tõstab 2 korda seda resolutsiooni veel suuremaks. Annab nagu teravust juurde lisaks. Et see teeb nagu 2 asja korraga. Sest vaata, Dali annab siukesi, kui sa tahad inimest, ta annab siukesi väga mitte inimlikke pilte. Aga selleks saad kohe ta inimeseks tõmmata nagu Midjourney levelile mingisuguse kvaliteetsema AI generaatori kvaliteedile. Mis ta siin tegi? Selle hiirega siin lohistades detaili juurde, et siin kulm polnud üldse näha, aga nüüd olemas. No, tal oli silm sinna ennegi kahtlane, ta tegi natuke ufomaks. Sõrmust tegi korda. Paelad on siin rohkem. Aga ma näitan ka, mis juhtub, kui sa paned tõesti mingi 8 näiteks. Näed seda. Andis talle vanust juurde. Seda peab siin lihtsalt testima, vaatama. Mis see loomingulisuse suurus sobib. No, nüüd näeb ka okei välja. Me näeme siit, et ta andis nagu naha tekstuuri juurde. Leidsin mõned näited,
näed sa, siin on nagu väga udune, on ju, sa ei näe detaili väga piksline, aga nüüd ma panin upscaleri ja boom, ta on nagu ärkas ellu. Jaa, noh, siin on sõrmed kahtlased. Aga seda annab parandada. Pole midagi. Siin veel on. Hästi vähe andsin. Midagi juurde. Siin ka. Näed sa, siin on silmad kahtlad, jah, aga see tegi kohe inimlikuks, vau. Aga siin märkad, et üks silm on ikka probleemne, aga see on niisugune pisiviga, mida ma näitan järgmises video osas, kuidas seda parandada. Photoshopi alternatiiviga. Kahtsed vead, näiteks siin on mingi 100 sõrme, kuidas need siin ära võtta. Ega sa mingi teisintellekti tööriistega nii kergelt neid parandada ei saa. Ja näe, siin on veel 2 tükki. Aga see lihtsalt tõstab pildi kvaliteeti 2 korda, et ta ei tee seda loomingulisuse asja. Aga see näiteks teeb. Et kui sul saab Leonardos otsa, saad siia tulla. Taust ära võetud, pane ise mingit tausta. Aga ta laseb ainult 2 korda. Ei saa tõsta kvaliteet, et palju 4 istab kohe küsima tasu. 2 on ka okei, see on nagu Leonardo. Ta lisab siia detaili. Võtad mingi pildi, viskad siia sisse. Sa saad siin ka mõjutada seda võimsust. Paned siia, ta ise paneb automaatselt prompti, mida tema näeb siin. Ta võib ka valetada sellega. See pani mingi dress näiteks, aga tal ei ole dress. Siin ka, kus on mingi õlimaal, digitaalne kunst. Tahad tugevat, teravat ja tavalist. Ja siin saad seda võimsust määrata. No igatahes on see testimise asi. Ja ta muudab siin ka, teeb värvi korrektuure. Ja nüüd midagi juhtus siin huvitavat praegu. Nende veebiga. Mul hüppas kõik ülesse. See muudab ikka väga tugevat inimest. Noh, tegi värvid. Võib-olla tegi värvid paremaks ka, jah. Aga näiteks ma panen hästi väikseks selle siin tugevust, kui kahtlane ta siin sõrm läheb. Ma nüüd kuidas sa saad seda sihukest asja veel parandada ka. Pole hullu. Jah, väga vähe nüüd muutis. Saagi aru, mida ta tegi. Väga nõrgad. Kuidas saab siin katsetada? Mis sätted sinu pildile sobivad? Ja see siin. Saad 2 korda pilti. Panengi selle sama siia lihtsalt. Jah, ükshaaval ainult teha pilti, aga kui sa tahad mitu korraga, siis väga hea selleks. Just vaba vara. Saad siia folderit kas või visata sisse. Ja seda korraga teeb kõike pilte. See siin võtab väga kaua aega, võrreldes nende teistega. Aga see siin laseb ainult 2 pilti päevas teha nüüd. Okei. Et varem sai siin rohkem teha ikkagi, aga nüüd on nad tõstnud. Aga noh, pole midagi, et teised variandid on ka head ju siin. Ja see vaba vara, sa saad lausa kas või 1000 pilti sinna korraga. Aga nüüd, kuidas saaks tausta eemaldada? Clip drop jälle, meie lemmikkoht. Ma panen selle sama siia. Ta võtab natuke kvaliteeti väiksemaks ka muidugi. Aga mitte nii märgatavad. Okei. See võib olla halb pilt. Taimed alla.
ja vaatame, kuidas ta tegi. Noh, mul oli see oli juba kahtlane tegelane nagunii, aga okei, ärme ole tähele, kui kahtlane siin välja näeb, ma ei ole talle seda upscale'i pannud. Vaatame, kui hästi teda tõmbas tausta välja, jaa, väga hästi. Taust on kadunud. Pane veel mingit paremat pilti. Näiteks see on siukene huvitav keeruline pilt, kuidas ta teda siin välja võtab, huvitav. Okei, pole paha tegelikult. Väga hästi võttis. Noh, siin mõned imelikud asjad, aga seda saab pärast ma näitan, kuidas seda saab siin korrigeerida, need pisemad vead, aga muidu täitsa uhke siuke asju ka oskab teha. See on ikka väga detailne siin praegu. Nüüd siia selle keerulise vaata, mis ta temaga teeb. No, see no, nii hästi ei võtnud. Aga see on ka siuke väga keeruline mingi toss siin. Aga kui meil on midagi keerikat, kus on ka ainult piirjooned. No näiteks tavaline inimene võttis päris hästi. Pani nagu mingit musta joont sinna juurde veel. Aga mingid valged joonekesed või asjad silma ei jää, nii et väga hästi. Ja nüüd ma näitan ühte põnevat asja, mida saad teha, kui sa tahad endast tegelast teha või kellegi teisega, et saad mingit teist nägu sinna panna, vahetada näod ära. Näiteks siia sa paned selle pildi, kus sa tahad midagi muutuma hakata ja siia paned siis selle näo. Mis nägu peaks nüüd temal olema siis? Ta mingit. Võtame Eloni näo. Katsetuseks. Ma ei tee midagi halba temaga. Wikipeediast. Vaatame, kui detailselt või noh, kui lähedalt ta teeb siis. Oleme ta alla, vaatame, kuidas ta välja näeb. Okei, päris hästi see hakkab, küll tema moodi. Ma arvan, et need on siis põhilised tööriistad, mida kõige rohkem oleks vaja kasutada. Aga ma lisan ka muid tööriistasid siia, et saad siia vajutada ja vaadata. Mul on siin eraldi kategooriad, visuaalmeedia, muusika ja heli, turundus, programmeerimine, keelemudeli, produktiivsus, meelelahutus. Aga kui sa ei viitsi siin hakata neid otsima, kui pole midagi konkreetset, siis mul on ka siin nagu, kui midagi lisan, siis kõige hiljutisem tuleb alati siia kõige ülesse. No siin on midagi videode kohta hoopis. Videotöötlus. Saad teisi asju ka vaadata, et ei pea ainult pilte vaatama. Aga jah, vajutad siia noole peale ja siis siin on eraldi kategooriad. Generatiivne kunst, pilditöötlus, graafiline disain, UX disain. Mida iganes sul vaja on. Ja siin on kategooriad, kus tasuta, premium, tasuline. Aga noh, ma lisan siia ainult siuksi, noh, tõesti nagu praktilisi asju, mitte niisama, et AI käib ka. Ei, võiks ikka kasu ka olla, et siin väga palju ei ole neid, ma panengi lihtsalt ise manuaalselt, et ma mingit AI-d kasutasin selleks, et sellepärast siin nii palju ei olegi. Ma lisan tõesti, mis minule kõige rohkem nagu silma jäänud on. Aga jah. Edasi ma näitan sulle Photoshopi alternatiivi, kuidas sa saad siis siuksi teisi mini asju parandada. Viimased viimistlused.